Tere kõigile! Tere tulemast tagasi! Mul on väga hea meel teid näha. Ma olen kindel, et teil on enam-vähem hea meel mind näha lõpuks. Aprillikuu ei olnud videote tegemise seisukohalt just kõige parem. Lugejablokki mul ei olnud. Mul oli võrdlemisi hea aprillikuu. Eriti arvestades, et lasteraamatud ja selliseid ma lugesin võrdlemisi vähe. Ma lugesin aprillis ikka päris nagu raamatuid. Enne kui ma lähen selle video teema juurde, ehk siis mida me oleme mais, räägin ma teile lühidalt nendest raamatutest, mis mul on uued tekkinud, sest et seda on lihtsalt vaja. Et paar kuud nüüd märtsi ja aprilli jooksul ostetud raamatud on kogunenud, või on kogunenud päris palju. Mul oli paar sellist suuremat raamatu ostu, eriti nüüd aprillis, ja eks ma siis nendest räägin. Siis peale seda ma mainin ära need raamatud, ehk siis selle ühe raamatu, mis tegelikult aprillikuust läheb üle maikuusse, sest ülejäänud üks on veel, aga selle ma olen kindlasti selle kuu jooksul läbi, sest nüüd filmimise ajal on mul veel paar päeva aprillikuud jäänud. Siis ma ütlen lühidalt, mida ma kavatsen lugeda aprillis nii-öelda oma soovist lähtuvalt. Ja siis päris lõpus, nagu on varasemates videotes saanud tavaks, teeme väiksed loosid, ehk siis Dixiti kaardid ja siis uute raamatute kaabu. Aga esimese asjana siis räägin teile uutest raamatutest, mis on kõik lähevad ka kaabusse, kui ma just ei maini ekstra, et see ei lähe, sest et erinevad põhjused. Ja esimene ongi kohe selline, just päris üsna hiljuti saanud Nora Robertsi ehk J.D. Robbi Strangers in Death. See on In Death sari, surmasari. Eesti keeles on ilmunud seda 6 raamatut. Kokku on sarjas üle 50 raamatu. Nora Roberts endiselt kirjutab seda ja nii palju kui mina tean, siis ütleb, et ta lõpetab selle kirjutamise siis, kui tal tuju otsa saab. Aga jah, minule on see selline väikene guilty pleasure asi, mis mulle meeldib seda lugemine. See iseenesest on selline huvitav sari, kus saavad kokku päris mitu žanrit, saavad kokku naistekad, naistele suunatud romaanid, saab siis krimi, kuna peategelane on siis politseiuurija ja siin igas raamatus lahendatakse siis mingisugune juhtum. Ja saab kokku ulme, sest et tegevus toimub tulevikus ja et mulle täitsa see sari meeldib ja seda ma loen siis, kui mul on vaja midagi kiiret, mõnusat, mitte rahulikku, aga lihtsalt, guilty pleasure, te saate aru. Ma ütlen, et see on teab mis tippkirjandus, aga mulle meeldib neid lugeda. Siis järgmine, mis ka ei lähe kübarasse enam, sest see on mul juba läbi loetud, on Turduskirjastuselt saadud Sam Lloydi Mälestuste mets. See on siis psühholoogiline thriller. Sellest ma täpsemalt räägin oma aprillikuu kokkuvõttes, aga piisab öelda, et mulle see täitsa meeldis. Suur aitäh kirjastusele siis mulle selle raamatu saatmise eest. Ja eks kuulete siis selle kohta täpsemalt minu kokkuvõtte videos ja kui veab, siis võib-olla teen eraldi ka mingisuguse arvustusvideo. Seda ma veel ei tea, ma ei luba mitte midagi. Edasi, jälle raamat, mis ei lähe kübarasse, mul taaskord loetud tegelikult lausa sel aastal ja teile kindlasti tuttav. Ben Philippi Charming as a Verb. Mõnes varasemas videos on selle kohta pikemalt juttu. Lihtsalt kuna mulle see autor meeldib, siis otsustasin, et tahan endale ka seda raamatut saada. Ja olemas on ka varasemast siis The Field Guide to the North American Teenager, mis on ka sama autori teos ja hetkel sõbrannale välja laenatud. Aga jah, see ka siis ei lähe, sest on loetud. Nüüd tuleb vist ülejäänud kõik raamatud on need, mis on sinna kaabusse läinud või lähevad, kui me hakkame seda loosi tegema. Nii. Ocean Vuong On Earth Were Breathly Gorgeous. Ma olen lugenud tema kõige värskemat luulekogu Time is a Mother ja ma
olen kuulnud, et tal on väga ilus, väga lüüriline ja selline kaunis keel. Ja ma olen pikalt mõeldud seda lugeda, oli pikalt ka mul raamatukogust võetud, aga siis otsustasin, et ostan endale enda oma. Sest usun, et see raamat meeldib mulle. Järgmine, samuti mis läheb kübarasse ikkagi, on Min Jin Lee Pachinko. Taaskord olen palju kuulnud, viimasel on jälle populaarseks saanud minu teada on tehtud selle põhjal sari, ma ei tea nüüd millisel platvormil täpselt, Netflix, Hulu, Amazon, mis iganes. Aga see on siis ajalooline romaan, räägib naisest, kes on pärit Koreast, abiellub jaapanlasega ja kolib Jaapanisse. Tegevus toimub siis 20. sajandi algusel, siis konkreetselt algab 1911. Et mind tõmbab sinna Aasia poole ikka päris korralikult, nii et läheb see ka lugemisse. Järgmine, samuti uus asi, on Evan Winteri The Rage of Dragons. Olen selle kohta väga palju kuulnud, see on siis fantaasia. Kas ta nüüd on high fantasy, ma ei oska selle kohta öelda midagi, aga selline Aafrika kultuurist mõjutatud. See on väga üldiselt öeldud, aga põhimõtteliselt küll. Et ma ei tea, kas siin on draakoneid, selle kohta ma ka päris ei tea. Aga kuna seda on kiitnud väga paljud booktuberid, keda mina vaatan, siis lõpuks, kui ma seda poes nägin, siis ma ostsin selle ära, sest et ma tahan ikkagi teada saada, mis sellest siis nii head on. Edasi, natuke klassikat. Nimelt, ma näitan lausa 2 raamatut korraga, on The Murder on the Orient Express ja The Adventure of the Christmas Pudding. Agatha Christie raamatud, üks peaks veel teel olema minu juurde. HarperCollins on hakanud välja andma mõned aastad tagasi ilusaid kõvakaanelisi Agatha Christie teoste eri väljaandeid, mis mulle väga sümpatiseerivad. Nägin neid paari booktuberi videotes, uurisin natuke asja ja otsustasin, et vähemalt mõned neist ma endale ikkagi tahan soetada. Siis üks kõige uuem raamat, mis saabus alles eile, on Sarah Cooney From Little Tokyo with Love. Puhtalt Instagrami süü, miks ma selle endale ostsin. Ma nägin keset tööd kunagi Instagramis mingit postitust selle raamatuga ja mulle see kaanekujundus väga meeldis ja Little Tokyo ja nagu näete jälle sinna Aasiasse suundume. Ma ei ole kindel, kas ma seda näitasin. See on ka seal kaabus, aga ma tahaks seda tegelikult jõuda ka see, kui lugeda, nii et ta otsapidi läheb võib-olla ikkagi teise hunnikus. On Manlopperi Inglite linn. See on siis ka kirjastuselt saadud, ütleme siis review vastu. Ei ole jõudnud lugemiseni ja obviously siis ei ole jõudnud ka arvustada seda raamatut. Siis hakkavad raamatud ümber kukkuma. Okei, nii. David Bragg, Black Hawks. Ma arvan, et see pidi minema mul aprilliplaanide videosse või aprilliplaanide videosse, aga ei läinud. Õigemini läks, aga ma ei töötanud seda videot ära, nii et eks ma sellest kõigest räägin siis, kui ma teen aprilli kokkuvõtet ja märtsi kokkuvõtet siis üheskoos. Aga taaskord, BookTube'i mõjutus, nägin BookTuberil videos selle raamatu järge ja mõtlesin, et kõlab huvitavalt, võiks lugeda. Nagu ma olen varasemalt öelnud, ma ütlen, mis raamatus toimub siis, kui ma juhtun selle raamatu endale loosiga tõmbama. Aga ja mul on mingi teema sellise valge-punase, halli, musta kaanekujunduse temaatikaga. Kohe näete seda järgmise raamatuga. Ja järgmine raamat, see on märtsikuu Illumicrate'i raamat Victoria Schwabi Gallant, mis on selline hästi-hästi kaunis, nagu ikka. Neilt tulevad raamatud. Et näitan teile ilma kaaneta ka seda. Ilus.
et ja taaskord siis selline valge, must, punane, hall temaatika. See on, oota, kas ma seda ma võib-olla ei pannud isegi sinna doosi. Ma ei ole kindel. Ma võib-olla panin, võib-olla ei pannud, aga ma selle lisaksin ka koos selle Man Looperi raamatuga nii-öelda maikuu plaanidesse. Ja enne kui oleme päris maikuu plaanideni, mainin siis ära selle ühe raamatu, mis tuleb aprillist maikuusse üle ja siis teeme ülejäänud asju. Nii, aprillist tuleb siis üle Silvia Moreno Garcia The Beautiful Ones, ta on siis Mexican Gothicu ehk Mehhiko õudusloo autor. Eesti keeles on siis nüüdseks ilmunud tema esimene raamat eesti keeles ja Mehhiko õuduslugu, mida ma soojalt soovitan, see on väga mõhus. Väga, ma tahtsin öelda õudne ja muhe korraga. Igatahes ta on selline, mina ütleks, et ta on hästi mahlane, see keel on nii ilus. Ja see kultuur ja kõik ja samas on see kootiromaan, mis minu puhul on täiesti üllatus, et see mulle meeldis, sest et neid kooti õudus ei ole minu teema. Mind ajab lihtsalt närvi, kui 2 lehekülge järjest kirjeldatakse ühte tapeedimustrit ja tavaliselt nendest tehakse seda. Püütakse luua õhustikku, aga mina tahaksin, et tegevust toimuks. See on see noortekirjanduse mõju siis. Aga jah, et see kuu siis ei jõua päris lõpuni selle raamatuga. Ma tean, et ma jõuan selle alustada. Mul on üks asi peaaegu lõpetatud ja siis ma hakkan seda lugema. Ja ma tean, et ma alustan kindlasti aprillis, aga ma ei usu, et ma selle kuuga selle ära lõpetan. Juhul, kui just see ei ole midagi nii vaimustavat ja nii head, et ma lihtsalt ei tee midagi muud ja loen ainult seda. Nii, nagu öeldud siis sellesse kuusse, maikuusse läheb siis põhimõtteliselt Man Looperi Inglite linn, mida ma tahaks jõuda maikuus lugeda. Samuti Victoria Schwabi Gallant. Ja vana tuttav. Ma arvan, et kui soovite, võite kommentaarides pakkuda, mis kuul ma lõpuks selle asja ära loen. Tahaks loota, et mais, sest maikuus tegelikult ilmub juba selle raamatu teine osa. Ja teine volume, kuna need on nagu, ta on ikkagi nagu üks lugu, aga jagatud köideteks. Ja ma tahaks ikkagi selleni jõuda. Aga nüüd, see on siis plaan. Pluss siis mingisugune manga, ma arvan, et ma lähen lihtsalt Haikyuuga edasi, sest et Tartu linna raamatukogu noortekahviku teemaks mais on mangad. Need on siis need raamatud, mis tulevad nii-öelda kas üle või ma otsustasin, et ma tahaksin neid lugeda. Nüüd siis see, mida me oleme kõik oodanud kindlasti, minu loos ja Dixiti kaardiga saadud raamat. Ja eks ma lõpupoole räägin ka, mis asjad veel mis veel võib juhtuda, et mida ma veel loen. Aga ma arvan, et alustame Kaabuga nagu ikka. Mul on siin see doosikene, ta on juba paberit päris täis, et varsti enam ei mahu siia. Seetõttu ma teen tavaliselt oma tühi ja Kaabu on täis. Seetõttu ma teen tavaliselt oma loosimist siin Kaabus. Et nagu, just nagu küüdiku välja tõmbamine, aga vaatame siis, kelle ma endale saan. Ma pean mingisuguse raamatuga võtma, et teile näidata. Nii, võtame selle kollase. Selle sama printsessi päeviku. Vaatame. Ma loodan, et ta nüüd zoomib ära. Et ma õiget pidi näitan teile. Ja vaatame, mille ma sain. The Sanatorium. See on päris uus asi, mille ma endale ostsin. Ta on kusagil. Nii, käru. The Sanatorium. See on siis thriller, ma arvan. Kui ma õieti mäletan. Ostsin selle üsna hiljuti, eesti keeles on ka ilmunud.
Ostsin, sest seda näidati igal pool ja ta jäi mul poes silma. Siis muidugi paljud inimesed lugesid seda ja ei andnud talle eriti häid hinnanguid, ehk siis ma ei tea, loodame parimat, aga see läheb siis, lisandub mai nimekirja. Aga kuna ta on üksinda seisev raamat, siis ma saan selle lihtsalt välja visata ja ühe raamatu võrra oma topsis ruumi teha. Edasi, lähme siis Dixiti juurde. Dixiti kaardid, nagu ikka. Nendega ma siis püüan valdavalt valida raamatukogu raamatud, et ma neid ka ikkagi loeksin. Et mul liiga kaua käes ei oleks, et ma neid ei pikendaks kogu aeg. Ja vaatame siis. Nii. Nagu ikka, teie näete, mina ei näe. Ja tõmbame siit ühe kaardi. Kordan üle. Kaardi värv, kujutatud esemed, ükskõik mis asi, mis mul selle kaardiga seostub, kuna see on minu mäng ja mina otsustan, siis võtab selle. Ja vaatame, mis meil siin on. Siin on loss ja raamat ja mingisugune nõid ja tee ja need hallid ja kollased toonid. Et aga ma tean, mis ma võtan ja võtame sellise, mis on õhuke ja hea, võib-olla mitte väga temaatiline, aga otsustasin siis valida Shirley Jacksoni We have always lived in the castle, ehk siis me oleme alati elanud lossis, castle, ehk siis kuna siin kaardi peal on kirjutatud lossi. Et Shirley Jackson on siis õuduskirjanik, üks võiks öelda kuulsamaid naisõuduskirjanikke ja kuna see raamat mul nüüd mõnda aega on laenutatud, siis võiks selle läbi lugeda ja see on mõnusalt õhukene. Loodetavasti läheb kiiresti. Ja nii. Igatahes. Mida ma veel ütlen, enne kui me video lõpetame ja punktid paneme ja kõik. See on siis see hunnik, mida ma tahan mais lugeda. No, mitte kõige jubedam, aga mitte ka kõige sõbralikum hunnik. Sellele lisandub siis muidugi see manga, mida ma mainisin, mis suure tõenäosusega on lihtsalt Haikyuu järgmine vol, mis iganes see mul on. Ja lisandub ka see salapärane lasteraamatute hunnik, mis pole mitte kuhugi kadunud. Tema selline, ütleme, ametlik tähtaeg on tegelikult juba kukkunud ammu, aga otsustasin, et teen omas tempos, nii nagu jõuan. Nii et on ka need raamatud. Kui ma neid loen, siis ma tavaliselt kokkuvõttes neid ei maini, sest et selle kohta tuleb eraldi video, siis kui ma kord need kõik salapärased lasteraamatud ära loetud saan. Neid on päris palju. Aga jah, nagu öeldud siis, nägite minu hunnikut, mida ma siis maikuus lugema hakkan. Loodan, et maikuu on sama hea lugemiskuu, nagu mul oli aprill. Aprillis ma sain päris palju loetud, loomulikult aprillis oli mul päris mitu sellist pikemat sõitu, kus ma lihtsalt muud ei teinudki, kui lugesin. Aga jah. Loodan, et te järgmist videot ei pea kaua ootama ja et see tuleb peagi. Aga jah, kommentaarid, likeid, kõik on teretulnud, võite mind tellida, kui soovite minu kanalit tellida. Ja kohtumiseni siis juba loodetavasti mõne päeva pärast. Tšau!